Tšau! Tšau! Kas sa mootoriga kinno tuled täna? Ja ikka tuleb, aga kas sul kodutööd on? Mis sa pläravad? Sa ju teed, et meil ei anta moodulist kodutöid. Täna intervjuurime kultuurkirjanduse keelemooduli praeguseid ja kunagisi õpilasi ning vaatame, mida nemad moodulist arvavad. Tere Mona! Mida sina mäletad kultuurkirjanduse keelemoodulist? Minu lemmikosa oli see kõige esimene kursus, see oli kultuurisüst, kus me saime käia hästi palju erinevatel mingitel väljasõitudel, nagu mingi kinos, teatris, muuseumis. See oli hästi tore, sai palju kultuurielamusi. Ja tead, see õpetaja, kes seda läbi viis, Paavo, ta oli ka hästi muhe vend. Ja vahel pidime me tegema selliseid väikseid analüüse nendest väljasõitudest. Ja see pole ka üldse nii, tegime mingi grupitööd või mingi plakatid või midagi sellist. Aga tead, mu lemmikosa selle kõige juures oli see, et kuna enamus neist väljasõitudest toimus mingi peale tunde kusagil, siis iga nädala tagant saime me 2 vaba tundi. Ja see oli nii tore, et tulla kooli 3. tunniks. Tšau! Mida sina mäletad kultuurkirjanduse keelemoodulist? Mulle väga meeldis loo kirjutamise kursus. Seal saime ennast väljendada väga mitmel erineval viisil, läbi siis kirjutamisülesannete. Need ei olnud alati kohustuslikud, nii et saime ka kirjutada seda, mida iganes me tahtsime. Mulle väga meeldis ka see, et me ei istunud alati vaikuses tunnis, vaid saime õues jalutada ja oma grupikaaslastega suhelda. See kõlab tõesti väga lahedalt. Aitäh sulle! Rääkisime esimesest kursusest ja me rääkisime viimasest kursusest. Aga teine kursus. See on midagi, mida VGM-is varem nähtud ei ole. Palju kõmu tekitanud ja vastuoluline kursus nimelt mõtteplahvatus, millest räägib nüüd teile õpetaja Joonas Krüger. Küla peal räägitakse, et kursus mõtteplahvatus rikub noored inimesed ära. Mina ei tea, mis seal siis on, kui teist ateistid saavad? Või hoopis kommunistid? Anarhokapitalistid? Äkki te hakkate jumalat palavalt armastama? Äkki te õpite ennast liiga hästi tundma? Või kahtlete, kes te päriselt olete? Mõtteplahvatus. Ja muidugi ei saame ära unustada ka teiste kursuste juhendajaid. Nüüd räägib Kirsi Rannaste meile loo kirjutamisest. Loo kirjutamise kursusel te otsite inspiratsiooni ja kirjutate erinevaid tekste. Te kirjutate neid tekste kas minu juhendamisel või on teil võimalus vaba kirjutamiseks. Te kirjutate tekste kas üksinda või koos. Ja kursuse lõpuks te panete kokku oma väikese raamatu oma kirjutatud tekstidest, millest võib saada G2 näiteks teie praktiline töö. Ning nüüd paar sõna kultuurisüsti juhendajalt Paavo Viilupilt. Haridus on valdavalt igav. Pidev ühes majas erinevatel toolidel istumine. Kultuurisüsti kursus proovib seda igavust leevendada tehes seda, millest palju räägitakse, aga vähe tehakse. Hariduse sidumine eluga viies hariduse omandamise koolimajast välja. Kultuurisüsti kursus ei ole pelgalt kultuuriteooria või ilus jutt, vaid erinevate kultuurivormide kogemine nende toimumiskohas, seega käime teatris ning kunstisaalis, aga arutame kogetu üle ka klassiruumis. Tundub, et Paavo päris identiteedi saate teada siis, kui moodulisse tulete. Nüüd aga väike tuur meie klassist. Näeme!